tulevik on kohal, see ongi lendav auto ja kuigi ta näeb välja nagu rekvisiit mõnest ulmefilmist, siis ei, ta on päris. Siia autosse mahub 2 inimest, ta lendab kuni 35 minutit järjest ja 130 kilomeetrit tunnis. Ja mis on kõige olulisem, ta ei tarbi kütust, kõik on elektriline. Jah, tulevik on kohal, X-Pengi näol siin Tallinnas kõigile vaatamiseks. No aga millal selline asi võiks õhku tõusta? Kas see on tulevikumuusika 10, 20, 30 aasta pärast? Ei, me ei usu, et see nii kaua aega võtab, sest Hispaanias ja Portugalis on testlennud juba edukalt tehtud ja nende seadusandlus võiks umbes aastaga jõuda nii kaugele, et neid saaks Euroopas müüa ja Eesti ja ülejäänud Euroopa riigid siis teatavasti natukene hiljem jõuavad selleni. Aga väljaspool Euroopat on teda juba 4000 tükki tellitud, nii et see on päriselt toimiv asi, mis võib päriselt lennata. Kui teda juba Euroopas müüakse, siis kui palju tegelikult selline imemasin maksab? Euroopa hind oleks tal suurusjärk 200 000 ja natukene peale. No aga kes see sihtrühm võiks olla, et ega me ju autotki nii kalli hinna eest ei taha meelsasti osta? Inimesed, kes hindavad oma aega, et näiteks kui Viimsist Kakumäele läheb tänase võib-olla 50 minuti asemel läheb 10, siis 40 minutit maast leitud. Et selline masin saaks Eestis päriselt õhku tõusta, tuleb muuta seadusi ja määrata kindlaks, millisesse sõidukite kategooriasse selline lennumasin paigutada, kuid piilume ka masina sisemusse. Esimene siis saad valida siit sihtkoha, kuhu sa tahad lennata, siin on Hailu Islandid pandud, et 18 kilomeetrit on minna, siit vajutad, take off ja siit põhimõtteliselt võiks lend alata. Okei. Siis veel siit menüüs saad alata igast andureid, GPS-i, lidar, kompassi ja igasuguseid teisi asju. Ma olen selliseid asju kohanud Peugeots. Mis asjad need on ja kas juhtub ka midagi, kui ma neid niimoodi praegu? Ei, hetkel ei juhtu siin midagi, kui neid vajutad. Need on selline ettevalmistusnupud, et lükkad mingi teatud tehnika sisse nii-öelda. Ja siis siin on üldelekter, valgustused ja propellerid. No aga kus rool on? Rooli ääre, see on autonoomne. Et selle vajutad nuppu, viib sind, toob sind. Sa ei pea mitte midagi ise tegema. Võid rahulikult silma kinni panna, laptopi võtta, töö meile saata või mis iganes. Lendav auto tekitas kogunenud uudistajates vastakaid tundeid, kes ütles, et ei julgeks sellise asjandusega lennata, samas arvati, et proovi võiks teha küll. Ulme, mis on juhtunud, aga ega ta on veel lapsekingades, ma arvan, ja ohutus eelkõige. Aga on juhtunud ime, aga mida nüüd see täitsa nagu tulevikuplaaniks saab, seda ei tea keegi, ma arvan. No aga mis te arvate, kas teie julgeksite sinna sisse istuda? Seal ju juhti ei ole ja te ise ka ei juhi seda. Ma arvan, et ma ikka julgeksin, sest räägiti mingid langevarjust ja ta ikka alla toob, aga kuhu ta toob, kui elektriliinide peale toob, siis on muidugi jama. Mis te arvate sellest, istuksite sisse? No esimese korraga praegu küll arvan, et ei istuks. Ja tõenäoliselt minu põlvkond ei istugi, võib-olla nemad. Teie istute? No istuks ikka lendaks ka, ma arvan. No seal ei ole juhti ja see masin teeb kõik teie eest ära. Kas usaldate seda? Kindlasti mitte. Võiks paar korda võib-olla näha, kuidas lendab ja ma arvan, et siis ikka prooviks. Lendav auto on praegu pigem sümbolmärk sellest, et tulevik on juba kohal. Praegu on küsimus selles, kas ja millal me ise oleme valmis maa pealt õhku tõusma.